Mina, mul läheb veel mõned aastad aega, kui ma sulle järgi jõuan, et minul on siin viimased paar aastat olen sellega kokku puutunud. Nii et võib-olla see ülevaatlik koolitus saabki olema pigem see, et erinevate nurkade alt, et mis siis keegi selle ajalise kogemusega on saanud, aga paneme siis käima PowerPointi, vaatame, kas see ilusti sinna ka tuleb. Loodame, et on teile näha seda, keegi võiks kinnitada, et jah, on näha. Kõik on näha. Väga hea, aga Reet alustab, räägib siis alguses enda sissejuhatust ja tegelikult oli vist mina ikkagi alustan. Lähme siis siit edasi kohe järgmise slaidi peale. Jah. Edasi minna. Ja kui nüüd rääkida ajaloolises võtmes Tallinna Kristiine gümnaasiumis robootikast, siis robootika katsetamisega või siis alustamisega alustasin mina, kui ma siia kooli tööle tulin aastal 2010. Ja 2010 oli see aeg, kui robootika oli veel suhteliselt ikkagi väga vähestes koolides kasutusel, väga vähestes koolides sellise õppeainena integreeritud või ka huviringina integreeritud. Ja esimesed komplektid sel ajal oli veel selline tore asutus nagu Tiigrihüppe sihtasutus, kes siis kaasfinantseeris komplektide soetamist ja esimesed komplektid saidki soetatud aastal 2010. Ja tegelikult ka aastal 2010 oli ka esimene niinimetatud pilootvõistlus, mis on siis üks väljunditest robootika õpetamisel ja õppimisel, et midagi peavad saama ka õpilased väljaspool kooli teha. Ja tegelikkuses sealt alates oleme meie vähemasti suure rõhu pannud just sellele, et üks asi on küll huviringis seda robootikat teha, aga et õpilastel oleks ka väljund ennast näidata ja nende tegevusi näidata, et siis need on võistlused. Nüüd, kui rääkida robootikast meie koolis, siis meie oleme läinud Lego baasi peale, ehk siis Lego komplektidega seda õpetame. Hiljem räägime sellest, et on väga palju erinevaid variante või erinevaid võimalusi, millega robootikat saab õpetada. Nende headest ja vigadest räägime ka, aga meie alustasime kunagi siis selliste asjadega nagu Lego NXT. Need on nüüdseks juba vananenud ja ega nad enam vist ei ühildu ka arvutitega, aga esialgu olid need ikkagi tegelikult sellel ajal täiesti tipptasemel. Ja praegusel ajal, mida me siis kasutame esimeses kooliastmes esimese asjana, kasutame me siiamaani Lego Viidud, sellepärast, et see on täiesti kasutatav, töötav ja kogu tugi on sellele olemas, et ei ole vaja kogu aeg uuendada komplektide sisu või komplekte. Robootikaringis ja ka gümnaasiumiastmes kasutame Lego EV3 ja Lego Spike Prime komplekte. Et need võiks öelda, et need on nüüd ajalooliselt sellises järjekorras need komplektid, mis on ja komplektid ja robootika läheb küll edasi, aga sissejuhatuses võin juba öelda, et minu nägemuses üks kõige olulisem asi, mis on see, et komplekt peaks olema jätkusuutlik, et see komplekt lühikese ajaga ei läheks, ei vananeks, ei kaotaks tuge ja nii edasi. Et need on nagu olulised asjad. Aga võib-olla siis siit edasi räägibki Reet natukene enda kogemust ja enda asju. Ja mina jagan teiega kõike seda, mida mina olen siis oma robootikaringi juhendamise jooksul ise õppinud ja lastega koos õppinud. Räägin teile natukene üldisemalt, mida me siis teeme siin jagan teiega siis neid erinevaid nii-öelda fantaasiaprojekte, jagan ideid, mida me oleme teinud koos lastega või mida võiks teha. Et me õpetame robootikat siis esimesest kuni 3. kooliastmeni põhikoolis on ju. Meie kõige nooremad õpilased on 2. klassi õpilased, et me alustame siis esimese ringiga just 2. klassist. Me tavaliselt sõltuvalt lennu suurusest ja muudest võimalustest me väikestele siis avame kas 2 või 3 gruppi mõnel aastal, kui on väga hea aasta. Siis edasi nii-öelda natukene nagu juba edasi jõudnud lastega on meil 3. klassis ja 4. klassis üks ring.
ja vanematele õpilastele ehk siis lastele, kes õpivad 5. kuni 9. klassini, on siis ring, kuhu loodetavasti koonduvad siis kõik sellised tõsised robootikahuvilised ja kui nad aja jooksul vastu peavad, tublisti kaasa teevad, siis suure tõenäosusega nad saavad ka mingi aja pärast katsetada, panna proovile oma oskusi võistlustel ja võistlustel on käidud Lauril on käidud nii siis Eestis kui ka Eestist väljaspool esindamas meie klassi ja meie kooli ja Eestit. Kus siis kõik minu jaoks alguse sai, nagu ikka elus paljud asjad juhtuvad juhuse tahtel, aga mõned aastad tagasi meie kool oli seotud ühe Erasmus pluss projektiga, mis viis meid siis Portugali. See konkreetne projekt ei olnud otseselt seotud küll robootikaga, vaid virtuaalreaalsusega, aga võib-olla mis oli nagu oluline, et see andis sellise perspektiivi vaate väljaspoolt võimaluse kohtuda ja suhelda kolleegidega, kes tegelevad üle Euroopa nende teemadega. Samuti on sellised kohtumised väga erilised nagu õpilaste jaoks, mis on nende jaoks siis nagu ka viis luua sotsiaalseid kontakte, õppida ja näha, kuidas erinevad siis rahvused integreeruvad või mitte. Ja sealt edasi läks kuidagi kõik loogilist rada pidi. Nagu ikka, kui alustada mingi uue teema, uue valdkonnaga, siis esimese asjana tahaks öelda, et kõigepealt on vaja koolitust ja siis vaatame edasi. Ja kui ma seda oma mõtet ühele kolleegile jagasin, siis tema ütles, et jah, ma olen käinud erinevatel koolitustel, aga kõige rohkem ma olen õppinud ikkagi koos õpilastega ja ma arvan, et nüüd ma olen jõudnud samasse punkti ja kui meie kuulajate seas on inimesi, kes on võib-olla kas nagu samas kohas või mõtlevad, et kas üldse alustada, siis ma julgustan ja võib-olla see on selline valdkond, kus on nagu pikem oluline tahtmine, julgus proovida, julgus õpilastega koos katsetada ja avastada. Et selle toredus on see, et siin ei ole õiget ega valet ja võib-olla mõnikord on nii, et eksimine on väga hea õpetaja, just kui on vaja robotile anda käske, siis selle vale käsu andmisega teinekord nagu õpib rohkem kui kohe teha õigesti ja teha nagu ette antud käsurea järgi. Nagu ma juba ütlesin, et me siis õpetame robootikat 1., 2., 3. kooliastmes. Me alustame kõige väiksematega 2. klassist ja nende seas on siis tavaliselt kõige rohkem huvilisi. Nad on väga entusiastlikud, särasilmsed, ootavad tundi, on väga kurvad, kui see läbi saab ja kui läbi saab, siis ootavad, et juba tuleks järgmine nädal ja nad saaksid tulla uuesti ehitama. No see algus väikestega on hästi selles mõttes nagu ebatasane või et nad tulevad väga erinevate kogemustega. Mõni on
mõnel on kogemus lasteaiast, mõni ütleb, et kodus legodega mängimine, nende kokkupanemine on selline meelisvaba ja tegevus ja mõned lapsed on siis lihtsalt, et tulevad vaatavad, et tulevad avastavad midagi uut. Meie kasutame, nagu Lauri juba ütles siin, kas Viidu komplekte või Spike Prime'i komplekte. Et meie alustame väikestega siis Viidudega. Paljud lapsed on nendega eelnevalt kokku puutunud juba lasteaias, aga ma oma kogemusest võin öelda, et see ei ole nagu otseselt võib-olla argument, et miks nendega esimesel aastal või esimesel nagu poolaastal, miks nendega ei peaks edasi töötama, et siuke, mida väiksemad lapsed, et seda rohkem on see, et unustatakse nagu väga kiirelt. Võib-olla võib nagu küsida seda, et äkki need Viidud on kooli kontekstis nagu liiga lihtsad ja võib-olla natukene ka mõneti nagu vananenud, kuigi need on toimivad ja nendel on siis see nii-öelda backup olemas. Mina arvan, et Viidu pluss on siis võib-olla selle lihtsus, et me saame alustada samm-sammult, me saame teha robotit, mis liigub edasi-tagasi, õpilane saab nagu aru sellest loogikast ja võib-olla mis on selle nagu pluss just väiksemate õpilaste puhul see selline lihtsam plokkidega programmeerimiskeel on ju, et kogemuse pealt võib öelda, et ka nagu järgmiseks tunniks sellised nagu lihtsamad asjad, et kuidas nagu mootor tööle panna, kuidas liikuma panna, et need nagu kipuvad meelest ära minema ja nende nagu plokkide tähendus ka, et siin et pigem võtta nagu alguses rahulikult samm-sammult on ju, ja siis vaikselt lähtuvalt nagu õpilaste võimekusest minna siis üle järgmiste komplektidele, et meie Lego Essential komplekte ei kasuta ja meie läheme siis üle Spike Prime'ile, et mida pehmem see üleminek on, seda nagu parem on see õpilaste jaoks, kõige keerulisem on neile see programmeerimiskeele nagu muutus, et Spike Prime'is me kasutame siis nende plokkidel nende ingliskeelsed nimetused, et see alguses on nende jaoks väga raske, ei taha üldse meelde jääda, ei saa üldse aru, mis siin kirjas on, mida ma tegema pean, et siis see algus hästi väikeste sammudega, palju kordamist. Ja esimeses kooliastmes mina näen seda, et siin on veel lapsed sellises nagu hästi toredas õrnas eas, et üks osa on nagu see õpetamise osa, aga nemad vajavad ka lihtsalt seda aega, kus nad saavad nii-öelda olla loovad ja vabad ja mõnusalt mängida. Et ütleme, et mingi aeg kindlasti, mingisuguse kindla aja ma alati pühendan ka sellele, et neil on võimalus lihtsalt lustida. Nii, siin on väike näide teile laste siis loovusest, et on lihtne baasrobot, selline ralliauto, aga siis igaüks on kujundanud seda vastavalt oma nagu loovusele, võimekusele, et kes on midagi ehitanud peale kõrgusesse, kes on pikemaks ja kes on siis niiviisi tagasihoidlikult natukene disaininud. Mida me siis oleme teinud ja mida võiks teha, et loomulikult on mõlemal nii Viidul kui ka Spike Prime'il siis need ametlikud ülesanded äpist, mida on nagu hea, mugav kasutada ja need on siis kõigile
kättesaadavad, võib-olla nendest ülesannetest ma Saval ei hakka rääkima, vaid pigem siis üldiselt ja siin siis jagan teiega neid mõtteid, mis me oleme katsetanud nagu väljaspool neid ametlikku äppi. Et me alustame nii väiksematega kui ka siis natukene suurematega sellest, et pigem esimesel poolaastal keskendume sellele liikumisele, et kuidas me saame panna roboti edasi-tagasi paremale-vasakule liikuma. Legos spikeidega saab pöörata siis katsetada seda, et kumb ratas pöörab, kui ma annan talle ühe käskluse, teise käskluse, et vaadata siis, kuidas see mehaanika toimub ja mis see robot teeb siis, kui ma talle annan nagu selle konkreetse ülesande, et lastel tegiksid nagu need seosed. Siis sensorid, et kui hakata lastele alguses rääkima sensoritest, et siis on selline suur segadus, et mis asjad need on, mille jaoks neid üldse vaja on, et läheb aega, kui nad nagu jääb meelde, et mis sensor on mis ja mida ta teeb, et siis sügise poole ka sellega nagu hästi rahulikult samm-sammult selline hea inspiratsiooniallikas on need Starshipi robotid, mis tänavatel ringi liiguvad, siis on hea nendega nagu seoseid luua, et selline probleemi püstitamine lastega koos, et no näiteks mingeid lihtsamaid asju, et miks ta millelegi otsa ei sõida või kui on kõrge tänava äärekivi, et mis ta siis saab teha, mis ta teeb, mida annaks teha. Ja siis võib-olla sedasama siis teoreetilist osa proovida katsetada ka praktiliselt, ja võib-olla kui kogu see nagu see liikumise ja siis nende sensorite katsetamise osa läbi on, siis ühe fantaasia ülesandena lastel ise ehitada pakirobot ja siis koos näiteks mõelda välja mingi väike linnakene, kus ta saab liikuda või siis klassiruum tegelikult on ka võimalik kujundada nii, et panna see robot siis liikuma nii, nagu ta võiks teoreetiliselt liikuda linnas. Ja veel ülesandeid, mida lastega koos teha, et üha rohkem siis erinevad tehnoloogiahiiud üritavad leiutada siis sellist humanoidrobotit, meil Eestis neidest väga palju veel ei liigu ja läheb veel aastaid, kui need kodudesse jõuavad, aga videod on kenasti YouTube'ist leitavad ja üks selline lihtsam kaaslane, mille arendamisega tegeletakse, on Pooli. See Pooli lastele siis väga meeldib ja selle Pooli eeskujul saab tõstatada siis või tekitada arutelu, et missugust kaaslast üldse nagu roboti näol meile vaja on ja mida ta meie jaoks teha saab ja sealt siis koos kuidagi kas näiteks paaristööna või üksinda proovida siis ehitada väike Pooli ja panna ta siis midagi meie jaoks tegema. Robootikas ma arvan, et oluliseks märksõnaks on koostöö ja siit saab panna lapsi töötama paaris, töötama suuremas, väiksemas rühmas, paaristööna siis lisada neile mingeid selliseid nagu kitsendusi või laiendusi, et kasutada üht või teist kätt, ei või kasutada sõnu ja nii edasi, siis et saavad pärast, eks ju, näidata seda, mida nad tegid ja ka analüüsida oma tööd, oma koostööd. Siis inspiratsiooniks kindlad teemad, sügisel, ma ei tea, lehekoristusmasin, lumekoristusmasin, siis robot kui inimese abiline on ju, et robot
mis aitab meil näiteks kas liikuda, aitab meid mingi erivajaduse puhul. Siin on väike näide siis 4. klassi õpilasest, kellega me siis ehitasime sellise nagu robotkäe, mis siis oli ka lõpuprojekt sellest, et kuidas robotid saaksid inimesele abiks olla. Ja veel, et liikumist siis hõlbustav robot. Lastele väga meeldib see mõte, et mingi robot, mis teeks nende koolipäeva lõbusamaks jõulude ajal. Saab teha suurema grupitööna, näiteks jõuluküla, jagada ülesanded ära ja pärast siis panna kogu see jõuluküla ühtsena tööle. Ja iga veerandi lõpus on selline kompvek või maiuspala nende jaoks, et on siis üks fantaasiatund, kus on võimalik siis näidata oma õpitud oskusi nagu nii-öelda sellest enda nagu loovuse fantaasia seisukohast ja lõpuks mõned märksõnad siis, mis mind nagu igapäevases töös inspireerivad, kannavad, et seosed päriseluga, osadele lastele väga meeldib, kui neile esitatakse väljakutseid, ehk siis selline ühine probleemipüstitus, et just see, et ei ole õiget ega valet, vaid on selline nagu koos õppimine, liikumine. Väiksemate õpilaste puhul nende mängulusti, mänguvajaduse toetamine ja kindlasti ka siis see osa, kus lapsed saaksid näidata oma loovust, arendada seda. Nii, aga see on minu poolt kõik. Ma annan sõna oma kolleegile. Ja, meil ei ole küll väga palju kuulajaid siin, aga kui keegi tahab küsida, siis te võite küsida praegu vahele või siis küsida hiljem ka. Ma annan korraks võimaluse, et need vähesed, kes meil praegu siin on, et kas kellelgi on mingeid küsimusi, mis tahaks küsida. Reet on, nagu oli siis öeldud, juba paar aastat olnud õpetaja, et võib-olla selline algaja õpetaja, et tema käest siis saaks algaja selliseid tõdesid küsida. Tundub, et vähemasti keegi kättemerd siin meil ei ole ja kõik muud sellist. Mina räägin sellest robootikast 3. kooliastmes ja võib-olla natukene ka sellisest edasiarendusest või ka inimlikust edasiarenemisest. Et mida siis robootika 3. kooliastmes endast rohkem kujutab kui seal esimeses ja teises, siis see programmeerimine läheb keerukamaks. See programmeerimine peab juba olema selline, kus siis on vaja pikalt, sisukalt endale ette valmis teha selline plaan, et kuhu selle programmiga soovitakse jõuda ja ka palju keerukamaks läheb see, et millised omavahelised seosed on seal nendel just programmiblokkidel. Ja ega see isegi ei oma tähtsust, et kas programmeeritakse nüüd Pythonis, mingis muus programmeerimiskeeles, ikkagi peab olema teatud eeldus ja mul on väga hea meel selle üle, et madalamast astmest tulevad siis õpilased, kellel on juba teatud selline põhi all ja ilma selle põhjata oleks väga keeruline minna kõrgemale või siis nagu keerukamaks kiiresti, sellepärast et esialgu tuleb ikkagi need asjad väga endale selgeks teha, alles siis saab keerukamate programmeerimist selliste ülesannete juurde minna. Nüüd teine osa on kindlasti inseneeria, et kui esimeses ja teises kooliastmes seda fantaasiatunde on justkui vähe ja tihtipeale võib-olla mingisuguste juhendite järgi, siis 3. kooliastmes pigem need erinevad juhendid puuduvad ja ongi selline oma fantaasia või oma probleemi lahenduse oskus või ülesanne, et kuidas jõuda lahenduseni, kui on teada koht, kuhu on vaja jõuda, aga et milliste kuidas siis öelda, insener-tehniliste lahendustega selleni jõuda. Alles hiljuti oli artikkel selle kohta, et insenerid on meil otsa saanud või kohe otsa saamas ja isegi kõrge 3000 eurone palk neid ei innusta. Nii palju, kui mina olen oma
õpilastega suhelnud, kes siis on robootikaringis olnud väga aktiivsed ja lõpetanud kooli ära edasi õppima läinud, siis kõik nad on läinud õppima kas siis IT-d või mingil määral, mingil moel inseneeriat. Ehk siis kindlasti sellel asjal on seda tulevikku. See inseneeria juba kas või esialgu nende, võiks öelda, teatud määral piiratud ressurssidega, sellepärast et nagu varem öeldud, meie kasutame Lego komplekte, see tähendab seda, et ühest küljest on Legol väga palju erinevaid detaile, mida omavahel kombineerides saab teha väga keerukaid lahendusi. Teisalt ei ole see fantaasia siis ka piiritu, sellepärast et ei saa nagu luua ise täiesti nullist täielikke detaile, vaid tuleb võtta olemasolevate detailide hulk ja nendest siis luua mingisugune töötav lahendus. Hiljem, kui esitlus saab läbi, siis ma näitan teile kindlasti mõnda videot, mis kirjeldavad seda. Me korraks paneme uudise ajaks pausile. Meil oli ülekooliline teavitus praegu, et võtsime selle korraks siis pausi peale teid, et ei peaks kuulma teda, aga teadusringidest räägiti. Jäin siis selle juurde, et hiljem ma näitan teile neid lahendusi, mida on õpilased loonud. Ma näitan teile ka teatud videosid, mida siis 3. kooliastme õpilaste robotid, milleni on jõudnud. Ja tihtipeale, kui näiteks tuleb mõni uus õpetaja meil kooli või keegi tuleb küsima, et kuule, Lauri, ma tahaksin natuke robootikast rohkem teada, siis üks oluline samm, mis mina kindlasti teen, on see, et esialgu ma hoian nad eemale sellest kõigest keerulisest, sellest, mis on edasi jõudnud niisugune kaugem ja väga sisukas inseneeria tulemus. Sellepärast, et see hirmutab ja kõige rohkem mida ma olengi kuulnud, on see, et inimeste jaoks tundub justkui robootika, see on niivõrd keerukas, see on niivõrd raske. Mina tahan öelda, et see ei ole niivõrd keerukas ja see ei ole niivõrd raske, seal tuleb lihtsalt algusest alustada just sellest samast viiduust. Ja me jõuame ka selle 3. kooliastme juures meeskonnatööni ja oluline on ka see meeskonnatöö, kui keegi nüüd alustab alles oma robootika õpetamise teekonda, kui on olemas asutuses keegi, kes saab toetada, kui on olemas mõni tuttav, kui on olemas keegi, kelle käest natuke nõu küsida ja kui on olemas selline meeskond ka iseendaga, et sa oled valmis nagu vaeva nägema, et okei, ma praegult vastust ei tea, julged öelda, et ma praegult vastust ei tea ja julged nagu abi küsida, siis kindlasti robootika õpetamine ei käi mitte kellelegi üle jõu. Aga 3. kooliastmes õpilaste vaheline meeskonnatöö, see on ka täpselt tegelikult edasiarendus sellest, et kui Reet tõi siin näited jõulude ajal, jagatakse ülesanded kellelegi ära, et kes teeb saani, kes teeb tulesid ja kes teeb mingisugust muud asja, siis 3. kooliastmes seda on väga palju, kus siis ühest küljest kõik näiteks püüavad lahendada ühte ja sama ülesannet, aga igalühel on oma nägemus ja hiljem meeskondlikult seotakse need nägemused kokku ja püütakse leida siis see parim. Ja oluline on ka seal see, et selline isekus või mina, see kohe kindlasti kuidagi ei lähe läbi, sellepärast et tihtipeale võib olla nii, et mõni õpilane teeb 10 erineva ülesande lahendamiseks 10 erinevat asja ja ükski nendest ei lähe käiku. Et siis ta peab lihtsalt mõistma, et teistel lahendused olid paremad, aga seeläbi ta areneb ja järgmised lahendused, mis ta välja pakub, on veelgi sisukavad ja veelgi paremad, et see tuleb kõik ajaga. Ja see ongi see sama probleemi lahenduse oskuse arendamine ka, et kui alguses vaadata, olgu selleks mingisugune ülesanne, mingisugune võistluslaud, mingisugune osa kas või sellest robotist ja see tundub täiesti võimatu, siis järjepidevusega need probleemid tegelikult samm-sammult lahendatakse. Ja mina arvan, et just need viimased 2, nii meeskonnatöö kui ka probleemi lahendamise oskus on ükskõik millisele inimesele tulevases elus väga olulised. Et need juba avavad väga palju uksi, kui suudetakse ennast kontrollida ja suudetakse leida rahumeelseid lahendusi või vähemasti nendele lahendustele, kuidas öelda, julgelt peale hakata, et püüame nüüd selle lahenduse leida. Kui nüüd vaadata edasi, et millised on siis 3. kooliastmes või üldse robootika puhul sellised väljundid, sellepärast et õpilased vajavad mingisuguseid, olgu selleks siis komm või selline näitamine, et mida me siis oleme teinud või kuidas me oleme teinud ja teatud määral ka eesmärke.
et siis väga tihti on head võimalused väljunditeks õpilasvõistlused. Nüüd, õpilasvõistlusi on kõikidele vanuseastmetele, on ka esimesele teisele kooliastmele lihtsamad õpilasvõistlused, kus saadakse kokku ja need on väga-väga arendavad just selle poolest, et nii õpetaja, kes sinna läheb, ta peab lihtsalt olema julge ja mõistma, et jaa, minust on paremaid, minust on nõrgemaid, aga üheskoos, kui ma lihtsalt vaatan kas või teiste tegevusi ja teiste töid, et seeläbi nii mina arenen rohkem ja ka õpilastel tuleb seda väga tihti edasi anda, et te peate mõistma, või õpilased peavad mõistma, et nad on teatud osas kindlasti teistest paremad, aga teatud osas ollakse ka nendest parem. Ehk siis õppimise osana on ka õpilasvõistlused väga olulised ja tähtsad. Kui nüüd rääkida sellest, mis Reet ennem mainis, et jah, meie oleme igal aastal osalenud ühel Lego ülemaailmsel võistlussarjal või võistlussarjas ja tõesti mitmel korral ka selle võistlussarja Eesti parimateks tunnustatud, et siis minna välismaale Eestit esindama, siis kõik need korrad, kui me oleme nende õpilastega kusagil käinud ja sealt tagasi tulnud, siis järgnev kuu on enamasti niimoodi iganädalaselt olnud väga palju arutelusid selle üle, et mida seal nähti, mida sealt kaasa toodi, mida sealt nagu arendamiseks endal mõttesse jäi. Ja ka minul endal on nagu hea näha lihtsalt seda, et mida teevad ühed või teised riigid. Me võime Eestis olla uhked selle üle, et meil on sellised võimalused, meil on sellised kogukonnad, kes on toetavad ja et Eesti riigis sellele pannakse nagu ikkagi rõhku ja püütakse toetada ja arendatakse seda mitmel erineval tasandil robootika õpetamist. Nüüd muidugi jah, see robootika valdkond viimasel ajal valgub niivõrd nagu laiali, et kust kohast lõpeb robootika ja algab näiteks droon või kust kohast lõpeb robootika ja algab mingisugune muu asi. Aga ma arvan, et see ei oma isegi nii suurt tähtsust, et tähtis on see, et õpilastel on võimalus sellega tegeleda ja et me sellega kõik üheskoos siin teatud määral tegeleme. Väljunditena on ka rahvusvahelised projektid just väga head võimalused nii õpetajatel näha, mis mujal tehakse, kui ka edasi anda enda kogemusi ja teadmisi. Nüüd meie kool on viimase 10 aasta jooksul osalenud 5 erinevas projektis, kus siis meie oleme olnud osalised just robootika valdkonnaga ja need projektid on enamasti nii, et nad on olnud digitehnoloogiate põhised, ehk siis nagu Reet mainis, et Portugalis toimunud projekti kohtumisel oli peateemaks virtuaalreaalsus, milles meie vaatasime samamoodi, et meil võiks ka kõik see olemas olla. Aga me saimegi sealt ka väga palju häid mõtteid ja ideid, et kuidas ise seda siis enda koolis edasi arendada. Ja samamoodi, kui keegi käib meil külas, siis jah, väga paljud on tunnustanud ja kinnitanud, et meil tõesti on see robootika selline asi, mida meie juurde tasuks tulla vaatama, õppima ja kogema. Rahvusvahelised projektid ja rahvusvahelised liikumised õpilaste jaoks on ka tõesti need, millega luuakse pikaajalisi kontakte õpetajate jaoks ka. Õpetajad loovad pikaajalisi kontakte ja sellist tugivõrgustikku iseendale. Ja tihtipeale võib-olla me mõtleme õpetajatena, et me oleme kuidagi nii halvas seisus siin Eesti-siseselt. Aga kui mõelda ja suhelda rahvusvaheliselt õpetajatega, siis tegelikkuses nii mõnegi asja osas oleme me ikka väga heas seisus. Et praegu me teie saate seda koolitust järele vaadata või siis kes saavad praegu seda online'is vaadata. No, olen mina käinud ka Euroopas asuvates riikides, kus internetiühendus seda välja ei kannataks ja selle jaoks, et mõnda sellist koolitust saada, siis võib-olla seda jagatakse hiljem CD-plaadi peale, saadetakse postiga, mitte interneti vahendusel. Väljunditena, kui vaatame nüüd edasi siin slaidide peal, siis edasiõppe võimalused. Tean, et need õpilased, kes lähevad õppima inseneeriat, programmeerimist, kusagile sellist valdkonda, siis kui nad juba oletame, et mõne sisseastumisvestluse käigus toovad välja, et nad on osalenud robootikaõppes, nad on osalenud mõnes võistlussarjas, siis sealt nad saavad suuri plusspunkte. Kas õpetajana see on mingisugune asi, mis meid peaks motiveerima,
see on iga enda küsimus, aga minule meeldib alati selgitada õpilastele, et kui te siin robootikaringis juba tegelikult sellise keerukate lahenduste otsimise juures jääte rahulikuks ja teile meeldib selliste asjade tegemine, siis kindlasti võiksite te minna edasi õppima midagi sarnast. Ja no, loovusest ei saa me siin tõesti üle ega ümber. Siin tegelikult ei ole tõesti õiget ega valet vastust ja see õige vale otsimine on hästi keeruline robootikas öelda, et see on nüüd õige või see on vale. Tihtipeale on avastusõppel palju suuremad tulemused kui sellise kindla joone järgimisel ja meil kolmandas kooliastmes enamus toimubki tegelikult avastusõppe vormis, kus siis teatud määral võib-olla minu teadmised või minu oskused füüsikast, mingisugustest ülekannetest, mingisugustest liikumistest, jõududest annavad mulle väikse eelise, aga õpilaste see kastist välja mõtlemine või siis mitte kasti surutud mõtlemine annab jälle neile eelise. Et tihtipeale võin ma lihtsalt ainult anda nõu, et teate, võib-olla see ülekande arvuga me ei saa seda jõudu edasi, aga nemad ikkagi tahavad edasi minna ja proovida ja tõesti need lahendused ongi väga huvitavad. Ma näitan teile mõne aja pärast mõnda nendest lahendustest ka siin. Kui nüüd rääkida sellest, et millist robootikakomplekti või robotikomplekti peaks valima, kui rääkida alustavast õpetajast või alustavast asutusest, siis komplektide ja võimaluste valik on niivõrd lai, et see on tõesti uskumatu. Kui mina alustasin 13 aastat tagasi, siis Eestis oli sellel hetkel tõesti ainult Lego platvorm, see millele oli siis olemas koolitused, oli olemas tugi ja oli olemas ka väljund õpilasvõistluse näol. Nüüdseks on see valik läinud palju laiemaks. Olgu selleks Lego baas, olgu selleks mingisugused botid, olgu selleks VEX robootika. Mina ei ütle, et üks või teine oleks nendest nagu parim või et peaks ühte või teist eelistama, aga mina ütleks, et oluliselt 3 sellist punkti peaks olema need, et see robootikakomplekt peaks olema arendav ja ka arendatav. Ehk siis andku andeks mulle kõik Eesti teised robootikaõpetaja koolitajad, mina ei ole siiamaani väga sisukalt mõistnud, et mis mõte on ühel pallikesel, mis suudab joont järgida ja joone värvi eristada. Minu meelest selline robot või robotikomplekt piirab ära igasuguse väga laialdase fantaasia, inseneeria ja võimekuse. Ja ma olen nõus, et see võib-olla esimeses kooliastmes ongi selline, millega esimene kooliaste on võimeline tegelema, aga sellele peaks olema see jätk ja näiteks antud puhul siis Legol on see jätk olemas keerukamate komplektide näol, VEX-il on see olemas keerukamate komplektide asjade näol. Seega, mida laialdasem on see multifunktsionaalsus, mida rohkem on sellele asjale võimalik juurde integreerida ka teiste tootjate erinevaid, olgu selleks andurid, olgu selleks täiturid, olgu selleks mingisugused detailid, et mida rohkem saab seda multifunktsionaalselt siduda, seda parem ta on. Ta võib esialgu küll olla hirmutav, et oi, kui palju siin on. Minu meelest isegi Reet oli, kui Reet pidi esimest korda Lego selle viidu pealt võtma Spike Prime'i karbi kätte, siis see vist oli nagu hirmutav, oli nii? Natukene alguses. Natukene alguses. Tagantjärgi ütleb ta natukene alguses. Tegelikult alguses oli ikka nii, et oi, ma ei oska sellega midagi teha. Aga tegelikkuses, mida laiem on see võimalus, seda rohkem saab ka ise edasi areneda. Tugivõrgustik ja töökindlus. Just selle robootikakomplekti valimisel tuleb vaadata ka seda, et milline on tugivõrgustik nii enda koolisiseselt, asutusesiseselt tuttavate näol, kui ka tegelikult siis üle-eestiliselt, ülemaailmselt. Et kui lihtne või keerukas on seda kasutada, seda selle tekkivatele küsimustele, probleemidele lahendust leida kas või ise. Et olen ma lihtsalt kokku puutunud ka erinevate, olgu need siis interaktiivsete tahvlite või sarnaste asjadega. Ma tean, et siin on eelnevalt ka olnud koolitusi sellel teemal. Ja väga keeruline on, kui tahvel on tõesti nagu väga fancy, oskab kõike teha peaaegu, et hakkab kohvi ka sulle keetma.
aga kui puudub ikkagi tugivõrgustik või mingisugune selline hea kasutajaskond, siis on sellega väga keeruline nagu hakkama saada ja siis võib juhtuda samamoodi ka siis robootika valdkonnas, et tekib frustratsioon, et ma ju ei leia sellele lahendust, ma ei oska seda lahendada ja see on selline oht, et robootikakomplekti valimisel tuleks ikkagi pigem valida selline, et millel on head tuge ja järjepidevust, et see ei ole ühekordne projekt, täna tegime, püüame kõvasti maha müüa ja siis pärast ei ole meil mingisugust vahet, et kas keegi seda enam edasi kasutab või mitte. Ja sellega selle ettekande osa me võib-olla lõpetaksimegi. Meil on siin vabalt aega selline 15 minutit. Ma näitaksin teile hea meelega tegelikult natukenegi lülitame nüüd siin selle jagamise välja korraks. Tuleme siia ekraanile tagasi. Ma ei tea, kes meil teavad. Ja natukene räägiks või näitakski lihtsalt selliseid baasasju ja keerukamaid asju, mida siis võib teha, et kõige lihtsam, mida ma arvan, et nii mõnigi on tegelikult kusagil näinud, on siis seesama, millest rääkis Reet. See on siis tavaline... Ja, tavaline viidukomplekti robot. Tavaline viidukomplekti robot. Nüüd sealt edasi minnes, sammukene edasi, ma näitan teile lihtsalt korraks, mida me ka kasutame, mis on küll nüüd tootmisest juba maas, aga selline näeb välja üks juba natukene edasi arendatum robot, mis on siis EV3 ja kui te vaatate, ma näitan seda selles mõttes siia lähemale, et siin need insenertehnilisi sõlmi on ikka meeletult palju ja mõelda, et kuidas selline komplekt kokku panna. See on õpilastele paras väljakutse ja mina võin ausalt öelda, et ega mina päris täpselt ei tea, kuidas see kokku on pandud, seda teavad need õpilased. Ma võtan ka siit ühest komplektist välja teile lihtsalt näidiseks. Millest siis tavapäraselt üks robot koosneb. Üks tavapärane robot koosneb programmeeritavast nimetame seda ajuks ehk siis keskplokist, teatud hulgal anduritest ja teatud hulgal täituritest. Need täiturid enamasti kaasas, mis on siis teatud valgustid või teatud mootorid, mis midagi panevad liikuma ja andurid on siis valguse, kauguse, heli, kõige selle jaoks. Aga rääkides veel insenertehnilisest osast, siis näiteks siin on üks selline aastaid tagasi arendatud roboti prototüüp. Seal ei ole mitte ühtegi juhet, mitte ühtegi elektrilist asja, aga tegelikkuses on ta üks, võiks öelda, insenertehniline meistriteos, sellepärast, et siin on välja mõeldud see, et kuidas hammasratas ülekandega oleks võimalik ehitada selline robot, et kui üks hammasratas seda ülevalt käima panna, siis toimuks rataste liikumine. Kui teist hammasratast liigutada, siis samal ajal toimub kõikide 4 ratta liikumine. No, kui juba selline insenertehniline lahendus välja mõelda, see on juba, ma ütlen, ikkagi klass omaette. Miks ma ütlesin, et võib väga kaua minna mingisuguse lahenduse või mitte lahendusega? Siin on üks teine robot. Üks teine, meie nimetame neid baasrobotiteks, need on siis need selline kokku pandud andurite, mootorite, täiturite selline komplekt, kus siis allpool on näiteks üks valgusandur, pealpool on 2 mootorit ja nendele annab alati siis külge panna mingisuguseid lisasid, mis siis hakkavad täitma mingeid ülesandeid. Ehk siis robot justkui jääb üheks, aga nende mootorite ja kõige muu abil tehakse sellest robotist siis multifunktsionaalne robot. Võttes ühe lisa ära, panes teise juurde, saab robotit juhtida. Nüüd, miks ma ütlesin, et vahel võib juhtuda, et nagu nädal aega või nädalaid keegi midagi püüab lahendada ja kuidas see selle probleemi lahendada? Aastaid on olnud probleemiks see, näiteks meie võistlusrobotite puhul, et kuidas oleks võimalik selle roboti niinimetatud ajul vahetada akut hästi kiiresti. Siin sellel robotil see aku asub siin kusagil all, kusagil sees ja selle jaoks, et seda lahti saada ära võtta,
tuleb võtta siit väga palju erinevaid detaile küljest ära, kogu see kolakas pealt ära võtta, aku tagant ära, uus aku sisse, tagasi panna. No julgelt võin väita, et see võtab 15 minutit aega. Ja see oli üks selline osa ühe minu õpilase sellisest, kuidas öelda, natukene kiirest, et tema tahtis teada, et aga kuidas oleks võimalik teha selline robot, millel see aku vahetus käiks tõesti kiiresti. Te näete, siia on ära peidetud sisse kõik need juhtmed. Iga elektriline ühendus on mingite juhtmetega seotud. Ja lõpuks suutis ta siis tulla selleni või jõuda selleni, et on olemas 2 kinnitust. On olemas võimalus seda robotit täielikult pooleks teha. Et te näete võib-olla siin seespool, et need juhtmed ja asjad on kõik sees peidus. Võtta aku välja, panna aku tagasi ja see robot uuesti lihtsalt kokku panna. Tegelikult see on ju hunnik Lego klotse. See ei ole mitte midagi sellist, selles osas keerukat või selles osas midagi ulmelist asja. See on hunnik Lego klotse, aga sellest annab midagi nii keerukat edasi teha. Ja no see aasta me muidugi jõudsime ka selleni, et me juba läksime siis, või no ütleme seal 3. kooliastme lõpus ja ka gümnaasiumist oli natukene abi meile, võtsime ette robolahingu, mis on siis juba omaette klass selles mõttes, et see enam ei ole mingite komplektide alusel, vaid seal tuli täiesti inseneri mõistust kasutada ja materjale kasutada metallist ja metallist ehitada robot, kaitseturvised, kõik sellised asjad. Ja võib-olla see olekski see koht, kus ma näitan teile paari videot lihtsalt. Üks on video siis sellest, kuidas õpilased ise kirjeldavad, mida nende robot teeb võistlusväljakul sel ajal. Tuleb arvestada, et nende kirjeldamisoskus ongi võib-olla natukene nõrgem. Siis teine video, mis ma tahaksin teile näidata, näitab seda, et kui keerukad asju on võimelised õpilased üldse välja mõtlema. Kui multifunktsionaalselt ülesandeid lahendavad roboteid. Need on kõik, need esimesed 2 videot ja 2 robotit, mis ma teile näitan, need on siis 5. kuni 9. klassi õpilaste töö. Ja lõpuks näitan teile ka siis ühte suurt, nimetame siis seda kollaseks juustukeraks, suurt kollast juustukera, mis kaalus 55 kilo ja vaataja, mida siis see robot teeb. On kellelgi vahepeal äkki küsimusi, tahab keegi kätt tõsta? Et mõned üksikud, kes siin on, võiksid ju kätt tõsta, meil on vestluses mingisugused asjad. Kas midagi peale Legot kasutatakse ka? Meie ei kasuta midagi peale Lego, meie kasutame ainult Lego komplekte, aga ma ütlen, et neid variante on mitmeid, on olemas ka Vex. Vex on ka sarnane selline platvorm. Lisaks ma soovitaksin kindlasti vaadata nii robotika.ee, kes on siis Eesti koolirobootika selline eestvedaja sealsel lehel, kui ka tasub nagu lihtsalt ka ringi vaadata, et millised need komplekte võib veel olla, sest tänapäeval see asi läheb kiiresti edasi, aga ma rõhutan, et see kogukond, selline toetus Eestis, et oleks olemas, sellepärast, et muidu kui seda ei ole, siis te olete lihtsalt üksinda ja üksinda mingit asja lahendada on palju keerukam. Et minul näiteks ei ole mingit küsimust sellega, et kui keegi kirjutab mulle, Lauri, kuule, anna mulle nõu, et näe, mul on selline või selline mure, et kuidas seda võiks lahendada. Ja on olemas täiesti meililistid, Facebooki grupid, aga kui ikkagi hakkate tegelema mingisuguse Zhao Shanghao robotiga, siis kahjuks ei ole kedagi, kes selle kohta midagi teaks. Kui on veel küsimusi, küsige, ma samal ajal püüan siis jagada teiega veel seda ekraani, kus ma saaksin siis võtta teile näidata natukene neid videosid. Palun, keegi võiks mulle öelda, et kas ekraani on näha? On näha. On näha. Ma panen selle suuremaks ja ma usun, et heli hakkab ka siis kohe tulema. Vaatame selle 2,5 minutit ära. See nüüd siis on ühe võistluse käigus filmitud video, kus meie kooli meeskond, kelle nimi on Öökullid, viimased 13 aastat sama nimi olnud neil, siis meeskond Öökullid liikmed kirjeldavad, mida nende robot teeb. Vahepeal võib-olla te ei mõista, et mis seal on ühe või teise missioonimudeli nimi, aga te vähemasti näete ära, mis seal erinevaid asju on, nii et vaatame natukene seda videot. Ma võtan siis siin pidurid ära.
seal siis kummimotor läks, aga millegipärast ei töötanud. Siin siis pidur lukustas selle paukiirusmasina siis. Ja paukiirus lendas üles. Me alguses plaanisime kohe koonusmooduli ära võtta, aga siis tuli välja, et kui need satelliidid mõjutavad robotit, siis me sõidame enne toidu kasvatamiskambrisse, kus robot saab ennast sirgeks ajada. Siin me saame Gerhardi kätte, et vahest see ei tööta. Et mõnikord see võtab selle, see jääb sinna kiikuma, aga mõnikord see viskab lihtsalt selle teise platsi otsa. Seda nimetatakse ka kui Gerhardi surma. Siin me siis juba peaaegu lootsime, et meteoriit tuleb baasi. Aga viimasel hetkel ta otsustas, et ta ei kavatse tulla. Ma siis võtsin Gerhardi ja panin selle uuele alusele ja ehitan seal siis viimast alust. Siin see robot sõitis pinnase proovimudeli juurde ja see mõnikord läheb sinna täpselt, mõnikord see läheb sinna natuke halvasti, aga see suunab ennast õigeks. Seal ka suunasid selle turumudeli ilusti sisse. Enamasti, kui ta väga täpselt läheb, siis ta ei tee jällegi ära millegi pärast. Siin siis meil ei läinud algselt alus peale. Siis robot sõidab vastu seina, jääb ennast seina vastu sirgeks ka. Ei ajanud ja sellepärast robot tegigi ära. Nüüd ta viskab siis kummi ja ratta üle katri ja see ongi kõik. Me jätsime endale varu 20 sekundit juhul, kui näiteks teine sõit ei peaks toimima, et me saaks selle tagasi võtta ja uuesti lasta. Selle soorituse eest me saime 264 punkti ja muidu jäime rahule, aga kui käru oleks ka teinud ära, siis me oleks maksimumpunktid saanud. Siis me oleks pluss 46 punkti saanud, et jah. Selle koha pealt jah, ei ole kõige rõõmsamad. Aga muidu robot tegi väga hästi. Et see oli nagu üks selline näide sellest, et kuhu siis milleni need õpilased jõuavad oma tegevustega ja milleks nad tegelikult ka nagu võiks öelda, et võimelised on. Nüüd ma võtaksin siit ülevalt veel ühe video lahti ja see on siis kirjeldus sellest, kuidas mõned aastad tagasi, ma nüüd täpselt isegi ei mäleta mitu aastat tagasi, 2016-17 hooajal samamoodi sarnast võistluslauda nagu lahendati, et inimesed, kes ei ole üldse seda võistlust näinud, aru saaksid, siis selle eesmärk on ehitada valmis robot, mis lahendab võistluslaual olevaid ülesandeid. Igal hooajal on uus võistluslaua ülesannete komplekt, seda püüavad lahendada üle maailma umbes 25 000 meeskonda samaaegselt ja see tähendab umbes 250 kuni 300 000 õpilast sellega iga-aastaselt tegeleb. Ja meie oleme selles võistlussarjas siis saanud mitmed korrad Eestis parima tulemuse ja käinud ka rahvusvahelistel võistlustel esindamas. Ja ka teised Eesti meeskonnad, kes on viimastel aastatel käinud, tuleb tunnistada, et nemad on maailma tipus kõik. Ehk siis kui võtta, et 25 000 meeskonda seda püüavad lahendada ja eelmisel aastal sai üks Eesti meeskond sai minu teada ühes alagrupis või ühes alavõistlusel sai täiesti teise koha Euroopa meistrivõistlustel, et see on ikkagi väga head tulemused. Vaatame ka selle ära siis. First Lego League.
Ja kui nüüd need viimased 2 videot olid sellised, mille puhul siis programmeerimine peab olema eelnevalt ära tehtud, ehk siis kõik see, mis te nägite, mis see robot sellel ajal tegi, kui õpilaste käed vastu robotit ei olnud, siis oli eelnevalt programmeeritud ja eelnevalt siis valmis ehitatud, et ta pidi iga kord ühte ja sama asja tegema. Ja nüüd siis võikski öelda, et lõpetuseks näitaks veel kiirelt ära ka selle, et kuhu me oleme, võiks öelda, jõudnud selleks aastaks. Siis see aasta esimest korda võtsime osa siis AHA poolt korraldatud robolahingus ja selle roboti puhul on siis jah tegemist kaugjuhitava robotiga, aga antud puhul oli siis tegemist palju rohkem hoopis sellise ehitusliku poolega, et kuidas panna kokku tööle kõik need vabakaubandusest kätte saadavad erinevad kontrollerid, mootorid, akud, saatjad, vastuvõtjad, puldid, kõik muud sellised. Ja olgu öeldud, et siis meie antud hetkel oleme siin selle kollase robotiga siis meie ja vastaseks meil siis, kui ma õigesti mäletan, oli Pärnu kandist üks meeskond. 3, 2, 1, läksime! Tuletame meelde, et tegemist on eelmine raund võitnud robotitega. Seega nad on võidumaitset juba tunda saanud ja kuidas metallitükkasid Oppa! Hea on, et need kaitsekihid meil siin on. Nii. Ja Valdis keerati teistpidi, aga see ei takista talle edasi võitlemas. Jaa, Valdis liigub nii pea alaspidi kui nagu õigetpidi. Mis on väga hea disaini element. Tundub, et Black Pearl katsetab selja tagant ründamist. Peaasi, et ta on kohtunike jaoks piisavalt agressiivne. Hästi. Mõlemad robotid on kvaliteetsed. Mõlemad tiimid on teinud kvaliteetset tööd. Ja Valdis keerati just õiget pidi tagasi. Ei, ta on ikkagi valepidi. Nii, tundub, et Valdist flipitakse nagu pannkooki meil siin niimoodi edasi ja tagasi. Või nagu liha grilli peal. Ja. Viimased. Vaadates kella, siis kell on saanud märkamatult 14.30. Seega võib-olla olekski nüüd hea aeg otsad kokku tõmmata. Ja kui teile nüüd tekkis küsimus, et kas see robootika on nimelihtne, Reet, mis sa ütled, kas ta on nimelihtne? Robootika on nimelihtne. Tegelikult peale hakkamine on rohkem kui pool võitu ja meie soovitus on kindlasti see, et alustage lihtsalt ühest otsast, ei ole olemas õiget ega valet ja julgelt lihtsalt tuleb väikeste sammudega selles suunas liikuda ja kui kellelgi on küsimusi või soovivad natukenegi lisainformatsiooni, siis meie kahekesti oleme kindlasti valmis aitama ja ka Facebookis ja meililistides saate kindlasti infot. Seega loodame, et saite natukene vähemasti innustust ja julgustust. Aitäh meie poolt. Aitäh meie poolt. Aga suur aitäh teile selle põneva teemakäsitluse eest. Nii et loodame, et kõik, kes vaatavad, saavad natukene vähemasti innustust või midagi sellistki. Jah. Aga paneme nüüd selle salve